Head televaatajad, tere tulemast vaatama Teler TV ning Bastioni poolt korraldatud disainikonkurssi. Täna näeme, kuidas meie finalistid saavad hakkama õmblemisega ning lisaks sellele ootab neid ees üks väike, kuid väga keeruline ülesanne. Teler TV ja Bastioni poolt korraldatud disainerikonkursile laekus pea 150 sooviavaldust. Sellest suurest hulgast moehuvilistest valis žürii välja 30 kandidaati, kes kutsuti saate castingule, et selgitada välja, kes on neist need 10 finalisti, kes järgmistes Teler TV saadetes hakkavad omavahel mõõtu võtma. Kõik finalistid peavad saatesse täitma erinevaid moe ja loominguga seotud ülesandeid. Nende tulemusi hindab karm ja professionaalne žürii. Vastavalt žürii hinnangule peavad kandidaadid järk-järgult saatest lahkuma, kuni selgub võitja. Võitja auhinnaks on Bastioni laojääkide ümberdisainimine, mille müügist saadud kasumi saab ta täielikult endale. Seekord kogunes Bastioni tootmishoonesse 7 alles jäänud disaineri konkursi finalisti. Nende tänane ülesanne on eelmises saates valitud kangast bluusi õmblemine. Ülesande teeb raskeks aga see, et nii mõnigi neist ei ole õmblusmasinaga sina peal, eriti veel professionaalsete riistadega. Meil on kõrval Mare, kes on meie kõige parem konstruktor ja tema alati abistab teid sellepärast, et teie järgmine ülesanne on nüüd need bluusid, mis teil seal kotises on, kokku õmmelda nende masinate taga, aga need masinad on hoopis kiiremad ja paremad. Ja Mare on see, kes aitab ja vastab kõikidele küsimustele, aga eelkõige ma soovitan teil proovilapi peal kõigepealt proovida, kuidas see masin töötab. Ja ma võin lihtsalt öelda, et need, kes on autohid, nendel on nagu kergem. Aga hakkas õpetama neid? Jah, 5 masinat siin ja 2 tükki, kes üle jäävad, tulevad siia. Pärast kiiret instruktaaži võis töö alata. Vaatame, kuidas meie finalistid pealtnäha lihtsa õmblustööga hakkama saavad. Tundub, kuidas finalistidel läheb? Täitsa kenasti läheb. Noored andekad inimesed, masinad said üllatavalt ruttu kõik kätte. Alguses oli siuke väike proovimine ja niidid ei püsinud nõelas ilmas, aga nüüd paistab, et on omandanud juba sellise rahuliku joone, nii et kõik on paigas. No nii, Anto, ma vaatan, sa oled siin turgutseks oma väikse veeklaasi pannud, et põiskav on küll punane ja roosa juba. On jah, hästi närviline on see. On või? On närvöösöö töö, jah? Jaa, väga. Kuidas tundub, kas see materjali valik on ka natukene halb? Ei. Anto, kas läks nii või? Ei, materjal on väga hea, väga meeldib. Niidid on ka head. Aga lihtsalt, ma ei tea. Kas see teeb kassi raskemaks, et sa tead, et aeg on peal? Ikka jah. Sest eile õmblesin esimest korda kuskil 6 tundi umbes. Aga seal oli... Näita neid käsi, jah? Kas sa oled nagu tuhka Triinu meile? Ei noh, digised on tegelikult. Digised. Aga kui sa eile siis harjutasid 6 tundi, kas see oli esmakordne sinu jaoks? Jaa. Kas oli ema juures või keegi õpetas sind ka? Ei, sõprane juures. Sest tal oli see Brother-masin, on palju lihtsam kui see. Noh, kuidas, Katrina, sul läheb? Väga halvasti. Oled täiesti närvis ja juba lootuse kaotanud? Ei, ma arvan, et ma kindlasti ei jõua seda valmis, isegi kui mulle aega juurde antakse, et siin on vaja kantida, kaelusid ja alumne äär teha ja luuk õmmelda ja ma olen harjunud hästi aeglasti tegema, et ma ei tea, mis sest välja tuleb. Kas sa praegu selle ajaga siin jõudsid juba kõik need asjad kokku õmmelda või? Ja sina ju ka, sa alles, mis sul õmblestaaž on sul pool aastat? Pool aastat, jah. Taas käib kõik tagant kokku. Ja need nööbid, kas need on ka praegu? Ei, need on praami peale. Täitsa lõpp. Kuidas läheb sul? Ma arvan, saab hakkama, natuke jääb aega puudu. Näita joonist ka meile, et mis sa teed? Sa oled kusjuures esimene, keda ma näen, kellel on kaasas joonis, jah. Kaua aega võttis, et selline disain välja mõelda? Issand, ma mõtlesin mingi 4-5 erinevat disaini ja lõpuks ma otsustasin selle kasuks.
Kas praegu käib esmakordne bluusi õmblemine või tegid kodus väikse sellise petuka ka, et proovisid, kaua aega läheb ja kui kiiresti teed? Läbi õmmelda, aga traageldasin küll ühe bluusi valmis. Kärpi tahame sind natukene segada, sa oled näost täitsa punane. Kas nüüd läks midagi valesti? Ei, läks ainult 2 sentimeetrit valesti, aga nüüd läheb kohe kõik õieti. Palav on siin küll, või? Äkki sa võid soojendstressi maha võtta? Jah, äkki. Aga mul pole aega selleks. Ei ole aega ennast rõivastada, õmbled kellegi teisele. Ja, täpselt. Kuidas praegu on, kas närv on täitsa püsti ja mõtled, et täitsa raske ülesanne? Oota, mis pidi nüüd? Üritan olla rahulik. Mul tundub, et sina oled päris rahulik. Ja, sest mul on juba valmis põhimõtteliselt. Ma teen lõppviimistlust. Mis sa teed? Sa õmbled mingid pärlikesi juurde? See on üle ühe õla peal ja siis see hakkab hoidma. See on nagu üks õla pääl, et üks õlg on paljas, ta on siit, läheb siit alt. Veel enne, kui žürii asub hindama disaineri konkursi finalistide õmblustöid, pidid nad lahendama ühe loogikat nõudva ülesande. Nimelt konstrueerima varuka lõike. Ühesõnaga nii, te näete väga head roosakad välja. Ühesõnaga, peale seda, et teil oli väga lihtne ülesanne, praegu siin teha aega oli piisavalt, eks ju, siis on meil üks ülesanne veel. Siin on jakk. Ja sellel jakil on selline kena voltidega varukas. Mis me ütleme, 15 minuti jooksul teete selle varuka konstruktsiooni, sellise kondikava, mis te arvate ühe sõnaga, mis sobib sellele jakile. Ütleme nagu niimoodi ka, et paberi peal, ehk siis kuidas see lõige on? Paberi peal, eks ole, jah, et paberlõike tähendab. Ei, tähendab põhimõte, et asi ikkagi klapiks, eks ole ju. Ma ütlen veel niimoodi, et vahele niimoodi lihtlabaselt ka, eks ju, et see on nagu, te peate paberi peale joonistama sellise kujundi, et juurde lõikaja, kui paneb kanga sinna peale välja lõikab, siis ta saab õmmelda selle seda siis ja külge. Oli labaselt nii öeldud? No jah, põhimõtteliselt, eks ole, et konstruktsioon on selline, et selle järgi annab õmmelda sellise varuka. Mul pole õrna aimugi. Aga sellel ülesandel on pistmist üldse loogikaga või on see lihtne ülesanne? See on puhas ruumiline ettekujutatav geomeetria, aga mul on aju nii koos, et ma ei kujuta ette ka. Ja nüüd need voldid, kuidas on see varukakaar avatud selleks, et neid volte sinna panna, selleks, et seda efekti saavutada? Ja tüdrukud, mis te arvate sellest ülesandest? On raskem kui õmblemisülesanne? Jah, ma arvan küll. On raskem, jah? See geomeetria ei ole just kõige tugevam. Kärkule, ma vaatan, et sina ligine paberile nagu kangale. Kas nii ongi õige viis või see on sinu viis? Praeguses kiires olukorras kõige õigem viis minu meelest. Proovid nagu ette kujutada, et milline ta oleks, kui ta oleks kangas? Ei no, selles suhtes, kui ma lõiget teen ja mingid voltid, siis on alati mõttekas niimoodi nagu asja alla lahendada. Now I don't care what you dress like or what you wear, but please make sure, baby, you've got some colours in there. Now it's all very well stepping out in black and white, but you know, girlfriend of mine, if you're doing that right. Nii, jaki varukas on siis niisugune ja tegelikult see konstruktsioon jääb välja niisugune. Aga nüüd võtke enda bluusid, need asjad ja lähme vaatame all üle, mis te täna teinud olete. Hetke pärast selgub, kes žürii arvates said oma tööga hakkama ja kes neist 7 finalistist peab seekord saatest lahkuma.